Sest et juhid tellisid neid motivatsioonikoolitusi egiidi all, et mu töötajad ei ole motiveeritud, aga töötajatega kohtudes kõik ütlesid, et mulle tegelikult meeldib mu töö. Mulle meeldib töökoht, mulle meeldib enam-vähem see ettevõte, aga mõnikord võib-olla juht peaks ka ise mingite teemade osas võtma tagasisidet rohkem vastu, võib-olla uurima, võib-olla olema avatud rohkem ja üritades seda siis juhtidele adresseerida. Ma nägin taaskord, kuidas moodi juhid tihtilugu olid ise segaduses, sest et nad on nii pühendunud, nad on nii hõivatud, nad nii pingutavad. Aga kui me hakkasime siis vaatama, et kuhu see ressurss ja fookus läheb, siis ma avastasin sellise nähtuse nagu spetsialisti lõks või eksperdi lõks, mis siis tähendabki seda, et tippspetsialistid, tugevad oma valdkonna spetsialistid saavad juhtideks ja sel hetkel, kui nad juhiks saavad, nende töö justkui läheb kaheks. Spetsialistina oli ta singulaarne, minu valdkond, minu tulemused, minu kompetents selles valdkonnas. Aga nii kui ma juhiks saan, tekib siia 2 dimensiooni. Ma pean jätkuvalt näitama tulemusi valdkonnas, ma pean jätkuvalt olema ekspert, aga samal ajal ma pean olema ka see isik, kes suudab selle meeskonna käivitada, kes suudab nende motivatsiooni tagada, kes suudab neid võimustada, nende iseseisvust kasvatada, neile tagasisidet anda, kõiki neid asju teha ja kuidas moodi siin teha see valik.